1, 2, 3. Emme otsib. Siin oled. Tere hommikust, täna on reede, 21. juuli ja selline põnev päev on, et ma pakkisin lapsed autosse, kell on alles 9 hommikul ja me hakkame sõitma Jõgevale, sest Jõgeval on üks kirbukas butiik, kuidas nad seda ennast nimetavad, et ühesõnaga kasutatud asjade pood, kus on igasugu riideid, vidinaid, sisustust, kõike. Ja ma ei ole seal kunagi koha peal käinud, ma olen läbi interneti seda jälginud ja sealt ka läbi neti tellinud asju, et nad õnneks saadavad niisama, mitte nagu postikulu eest, et nad saadavad postiga ka asju, aga igatahes ma tahaks oma silmaga seda näha ja sinna on ainult 40 minutit sõita meie juurest, nii et see ei ole mitte midagi minu jaoks, et me oleme ikkagi sellised, et tund aega sõit ei ole ka veel mingi suur asi. Nii et 40 minutit on lausa luksus, väike ots, aga ma jõuan nüüd suure tee peale, nii et ma ei räägi teiega enam. Ma juba näengi oma silmaga seda kohta, juba inimesed tuuseldavad, kuigi kella 10 peaks avatud olema, kell ei ole veel 10, aga noh, tore, meile sobib. Siin on nii palju inimesi. Täna toimub pidu minus eneses, kohal on kõik need, keda kannan südames. Lähedasi, täis on terve pidusaal, Koiduni käib pillerkaar. Nii, käidud. Käisime hästi kiirelt pigem. Ma kõiki kindlasti selle läbi ei tuuseldanud. No, käsi ka pole nii palju. Õnneks nii tore see müüja seal hoidis monitori vaja ja siis ma sain nagu paremini tuuseldada. Leenu seal natukene häbenes, aga oli ilusti käis mul järgi ja võt, selline väike saak. Ma ütleks, et edukas käik lihtsalt sellepärast, et ma sain Assola särgi. Ma ei ole ammu Assola saanud kirbukatelt midagi ja ta kogu aeg ütleb, et noh, minule ka vaatases midagi. Aga nüüd ma sain särgi. Kiire paus autos ja siis lähme toidupoodi ja vaatame, mis siin üleval veel on. No nii, oleme koju tagasi sõitmas. Tuleme ikkagi varem ära. Ma alguses arvasin, et äkki tuleme Leenu lõunaunega tagasi, aga hoopis Mooni hakkas seal vankris niimoodi ära väsima, et tema tahtis magada ja ta kuidagi seal vankris ei hakanud ja siis jonnis seal ja me käisime toidupoes lihtsalt ja siis tulime autosse ära ja nuttis küll alguses. Ma arvasin, et natuke sõidame ja siis jääme seisma ja ma annan talle süüa veel, aga ta jäi magama. Nii et kell on 11:12 ja me oleme koju ja siis no nii vara ma ei usu, et ta küll magama jääb siin, aga no, tore oleks, aga eks ma ikka kodus eraldi pean panema ta lõunaunne. Tere päevast, on laupäev, järgmine päev juba ja eile siis käisime seal Jõgeval ära, saime mõned asjad, ma ei näidanudki teile, aga küll ma näitan ja mõnusasti toimetame siin hommikul. Mul oli üks
pildistamine, et tuttavad käisid perega pildistamas. Asso kokkas siin, tegi meile ahju juurvilju ja šokolaadifondaanti. Selline Asso ostrat kesaveli ikka. Ja me siin nüüd toimetame, mina katsun aidas seal natukene, rehe all natukene sorteerida, koristada ja Asso hakkas eile õhtul jälle pihta selle rehealuse põranda tegemisega. Meil on siis seal, Asso kõigepealt tõmbas selle mulla põhja seal siledaks ja vaatas seal seda ja vormud hammustavad. Ja siis ta vedas sinna killustikku, siis sinna peale liiva ja sinna peale lähevad paekivi laadid. Ta on seal natukene seda nokitsenud juba ja näeb väga uhke välja. Nii mõnus. Siis ei ole enam kogu aeg seda jama, et kuidagi märgade jalgadega, kui lähed, astud sinna rehe alla, siis on muda, tükid jäävad jala alla kinni, sellepärast et see vesi ja see tolmumuda, tolmumuld, mis seal põrandal on, see on siuke eriti kuidagi. Okei, ma näitan siis natukene, mis me saime. Et siin on Mooni väike station, siin on minu mustad märjad varbad. Ja näiteks selle padja, nii armas verandapadi. Ja selle padja saime. Ja need totsikud. Muide, mis ma eile sealt Jõgevalt tagasi sõites mõtlesin ja mis mõtet ma tahtsin kuidagi säilitada, sest mul läheb see kindlasti meelest ära, et kuidas ma olen autojuhina nii suure arengu teinud nüüd viimase paari kuuga. Ma sain autojuhi load nüüd siis oktoobri lõpus, sellest on 9 kuud. 9 kuud tagasi ma sain alles autojuhi load ja see on selline teekond, see harjumine olema autojuht, et see ei ole nii lihtne, et kuidagi, ma ei tea, kas ma noorena kujutasin ette, et see käib niimoodi, et saad load ja sõidad lihtsalt igal pool käid ja värki, aga ikkagi siukest ärevust ja sellist nagu on sellega mul, et enne kui ma need load kätte sain mõnda aega, ma arvasin pikalt, et ma olengi üks neist inimestest, kes ei saagi kunagi lube ja mul ei ole neid vajagi ja vahet ei ole, ma enam ei ürita, ma lihtsalt olin nagu alla andnud. Aga Moonit oodates ikkagi võtsin intensiivkursuse kätte, ehk siis läksin eraõpetaja juurde ja läksin siis arki ja tegin sõidueksami ära esimese korraga Paides. Esimest korda Paides, ma olen muidu alati Rakveres teinud. Alati, kui ma hakkan rääkima, siis tuleb see tugev tuul. Ilm on väga muutlik meil siin, et on päike, siis järsku sajab, selle päike, siis sajab, et selline on see juuli enam-vähem olnud meil. Aga jah, et selle sõitmise osas, et kuidas niimoodi iga päevaga, iga nädalaga, iga korraga, kui ma sõidan, siis see sõitmine on aina normaalsem, nagu tavalisem asi, mida ma teen, et lihtsalt võtan neid väikseid samme, et alguses ja esimesed sõidud, et ma käin ainult Võhmas poes, ma kuskile mujale sõidan, see võib olema tee, mida ma tean ja siis ma niimoodi harjun. Ja siis hakkasin lõpuks käima Imaveres ja siis sõitsin juba Tapale või Rakverre ja nüüd on niimoodi, et ma sõitsin ju täiesti kohta, kus ma ei ole isegi Assoga kõrvalistmel istudes käinud, ehk siis Jõgeval. Õnneks oli seal niimoodi, et see butiik oli sellise koha peal, et põhimõtteliselt nagu linna vahel eriti ei pidanud sõitma, ainult ühte mööda pikka tänavat, lihtsalt terve tee, kui ma seal Jõgeval sees olin. Ja ma ei ole muidugi seal punktis, kus mul ei oleks üldse seda ärevust seal roolis, et ikkagi on selline tunne, et ma ei tea, kui see veis praegu kinni läheks, siis mul lihtsalt aju lakkaks töötamast ja ma lihtsalt ei saaks edasi sõita. Et ma mõtlesin selle peale ka, kuidas see, et mis siis juhtuks, kui, ma ei tea, veis läheb kinni ja ma pean nii-öelda oma peaga sõitma. Et see tundub hirmus sellepärast, et jah, ma küll oskan ju loomulikult märkide järgi sõita iseseisvalt, aga lihtsalt see
ehmatus üleminek sellelt oleks, et näiteks sõidan, vaatan oma veisi, veis läheks kinni. Mul võtaks mitu sekundit aega, et nagu et aju saaks aru, et nii, mõtle nüüd ise, vaata nüüd täielikult, kus sa pead sõitma ja vaata nagu juhiseid. Et see mitu sekundit seal vahel tundub hirmus hetk. Ma ei tea, kas keegi saab aru ja kas ma ise saan aru, aga tegelikult on suur areng olnud ja ma ikkagi naudin juba sõita, et enne oli sõit selline eraldi tegevus ma jaoks. Et ma olin täiesti nagu käed rooli küljes ja niimoodi lukus ja täiesti pinges. Ma olin nii väsinud pärast sõitusest, et ma olin terve aeg keha oli olnud, lihased olid pinges. Aga nüüd ma ikkagi rahulikult istun seal ja ei ole nagu sellist. Et sõitmine on juba mõnus, ma kuulan muusikat või midagi ja siis lihtsalt mõtlen oma mõtteid ja ei mõtle ainult, et joon, sõida mööda joont. Mida ma kõike oleksin jõudnud ära teha selle asemel, et siin istuda trepi peal ja teiega jahuda, nii et mul nüüd üdub, ma lähen jälle tagasi. No vot, näete, milline ilus põrand. Oih, siit näeb kõiki etappe. Leenu jalajälg. Tere tulemast Rehe alla. Meil on siin olid vanasti kõik asjad, mis meile tuppa ei mahtunud, kui meil ei olnud veel kööki ja kõiki mingeid kappe ja asju, siis siin oli lihtsalt suur kastide hunnik, aga me oleme selle päris väikseks saanud. Need asjad endiselt ei mahu tuppa, aga neid vist ei ole vaja panna ka, et nad on turvaliselt siin kassides ja need on sellised mitte söödavad asjad, et mingid hiired, neid ei taha ilmselt välida. Aga siin nurgas, seda me ei ole puutunud eelmise suve algusest saati vist. Siin on suur hunnik kotte, kus on asjad, mis me vedasime lihtsalt toast välja, kui me sisse kolisime. Et siin on palju nõusid, mida ma nüüd vaataks uue pilguga üle, et äkki me tahame ikkagi... Meil on autot tahad? Seda või? Suurt autot ka. Suurt autot ka, kõiki autosid tahad? Võt, et siin on nõud, ma vaatan need, sorteerin üle, et äkki saame mingid koogitaudlikud ikkagi siit. Meil on neid tarvis. Sõidab. Sõidab, kus ta sõidab? Siin on mingid tekstiilid ja ma ei tea. Siin on tuud, kas siia pannakse õli või? Neelu. On täpselt õlikannu vaja praegu. Ja mis see on? Ma ei jaksa praegu sellega tegeleda. Nende nõude sorteerimisega. Vaata, kuidas lihtsalt on võetud seal. Ja siis sa võid ongi Elmar. No niimoodi nagu proovida. Lähme siis või? Kui ma üksinda jään, kõikjal vaid tuimust ja ükskõiksust näen, näib, et ei hooli maailm sellest, kui kellelgi kurb on ja küll. Ka ei piisa. 2 kihti juba, aga ma ei tea ka tegelikult see vist kuivab ära, siis praegu tõesti tundub triibuline, sest et osa on märg ja osa on kuiv, aga Assa ja Leen läksid Tartusse niisama. Ja millega mina siin tegelen? Lakin asju, mida ma olen värvinud, aga ei ole veel lakkinud. Ja see lakkimine on küll üks igav töö, sest et mitte mingit tulemust ei näe. Ma ei näe, mis ma siia peale panen, see on läbipaistev, see on väga igav ja praegu läheb mul siis
teine kiht peale. Ma lihtsalt suvalt plätserdan seda siia matti lakki. Et pidavat hea olema asjadele, mis on siis selle Fusion värviga värvitud ja siis, et kui on mingi rohkem kasutatav asi, siis aitab vastupidavusele kaasa. Mis nüüd teeme siis? Ma olen nii mingis imelikus punktis praegu, et mul on selline tunne, et kõik on pooleli ja kõik ajab mind nagu... Mul on see probleem alati igasuguste projektide alustamisega, et ma ei taha neid alustada enne, kui ma tean 100% mingi juhend on mul ees, ma tean täpselt, kuidas seda peab tegema ja või nagu, et kas kõik või mitte midagi selline, et ma pean tegema kas täiesti õigesti või ma ei hakka üldse pihta. Ja see eeltöö lihtsalt on nagu selline asi, mida ma ei viitsi teha. Et ma peaks, ma ei tea, näiteks tahaks õppida vesivärvidega värvima, siis ma peaks mingi videosid vaatama, midagi lugema selle jaoks, et kuidas see nagu täpselt õigesti käib. Et jaa, ma saan aru, et mul on vesi ja vesivärvid, on ju, aga see ei ole nii lihtne. Ma ei taha lihtsalt hakata suvaliselt tegema, ma tahaks kohe teha õigesti. Okei, ma võtsin kätte ja vaatasin oma märkmeid, oma nimekirja, mis ma eile õhtul tegin. Eile õhtul pikutasin voodis ja mõtlesin, et kuidas ma tahan igasugu asju teha ja see kõik ajab mind nagu nii... Siis tegelikult ei olegi vist midagi hullu, et kui ma nüüd siin selle oma värvimised ja lakkimised täna ära teen, on täitsa mitu asja sealt nimekirjast maas. Juba sain väikse dopamiinilaksu ja tegelikult on üks projekt, mis ongi ilmselt suur asi, mis mulle sellist ärevust tekitab, et mul on palju organiseerimata kappe. Nad olid varem organiseeritud, aga nad on läinud viimase mõne kuuga segamini. Nii et kui ma need saaks ära organiseeritud, sorteeritud, siis ma arvan, ma tunneks ennast palju paremini, sest et see organiseeritus ajabki mind stressi. Ja kui ma loon korda siin, asjad on oma kohtadel ja saan oma nimekirjast selle maha tõmmata, siis ma arvan, et ma tunnen ennast palju paremini. Nii et teeme selle ära. Ja just praegu on seda sorteerimist teha hea seetõttu, et Leenut ega Assot ei ole kodus ja ega Mooni mind sellega nagu ei sega. Ja ma saan selle niimoodi suurelt ette võtta, et kõik kapid tühjaks tõsta ja siis tagasi panna õigesti ja mulle väga meeldib selline sorteerimise tegevus, ma olen kohe elevile. See kapp ei olegi hullu tegelikult vist. Ma lihtsalt, siin on ilusti kõik lauamängud sätitud ja ma olen lihtsalt siia kuidagi peale visanud asju. Jah, siin on palju asju, millel ei ole veel kohta, need on kõik, mul on ilusaid selliseid neid tikitud pilte, mis mu õde leidis Rakvarest sõbralt sõbrale poest, mis lähevad igale poole erinevatesse tubadesse lausa seintele, et siia elatuppa natukene. Siin on mingid köögiteemalised, need lähevad kööki. Ja ühesõnaga, mul ongi kappides palju oma kohtadeta asju, mis on just sisustusasjad, mis ei ole veel leidnud oma otstarvet, et igasugused küünlaalused ja need, et minu kalendermärkmik, mida mul ei ole läinud vaja väga ammu, sest et mida ma sinna kirja panen? Nii, ma arvan, et need lauamängud jäävad siia, kus nad on. Oleks tore muidugi, kui ma saaks nad kuidagi natuke kompaktsemalt kokku panna. Aha, täitsa tekib vist mingi ruum siia äärde. Mis sinna panna? Ja ma tõesti ei liialda, kui ma ütlen, et ma võtan suurelt ette, sest et kui ma juba hakkan sellise organiseerimise ja sorteerimisega pihta, siis ma tõesti igat asja vaatan niimoodi, nii, mis me sellega teeme? Kuhu me selle paneme? Kus on tal kõige parem koht? Ja siis ma käin niimoodi iga kapi juures ja mõtisklen.
ma juba otsustasin, tegin mingi väga huvitava lükke, et ma võtsin sealt nurgakapist raamatud ära ja panin need siia kapi peitu. Mul olid enne nad nagu niimoodi väljas, aga ma ei tea, mind häiris see kuidagi, ma ei ole otsustanud, ma panen nad praegu peitu ära. Ja eks nad siis, need raamatud veel mõtlevad. Aga näete, ma just olen hakanud endale planeerima sinna verandale galerii seina, et see veranda sein, mis on siia, see sisesein, et seal seinale panna igasuguseid pilte. Ja näete, ma olengi mõelnud, et kuhu see peaks minema. Ja siin kapis lihtsalt seisavad mingid asjad, mida... mida keegi ei ole ilmselt nagu üle aasta aja isegi puutunud. Ja miks nad peavad siin siis seisma? Nad võiksid olla mingis niiskuskindlas kastis mehel. Aga näe, oi, siin on Leenu ja minu käsi. Me kinkisime Leenuga Assolle selle minu esimeseks emadepäevaks, et kallis maailma parim isa, aitäh, et oled minust teinud ema. Tänu sinule saan olla õnnelik emme, kes tunneb end hoituna ja armastatuna. Sinu abikaasa. Ma ise olen nii nunnu mingi... Ilmselt mingi viimane joonistus, mille ma kunagi tegin mitu aastat tagasi ja ma lihtsalt ei joonista enam. Minu pass! Kehtib veel. See kast igatahes ei pea siin kapis olema. Kõik pudiseb. Okei, ma teen sellest alumisest riiulist selle riiuli, kuhu lähevad sisustusasjad, mida ma ei kasuta praegu. Kas siia mahub kolmas ka? See on loodud selle. Mul on ka palju pildiraame, mida ma nüüd mõtlen, et kuna see on lihtsalt koledat värvi, ülilihtne on see Fusioniga lihtsalt üks valge kiht peale panna ja siis ta läheb ju verandale. See Moonikese pilt, keraamiline, läheb ka veranda seinale. Siin on mul kell, mille nimi on August. See läheb kuskil aita seina peale. Mul on siin ka Leenu igasuguste kunsti- ja meisterdamisasjade sahtel, mis on läinud segamini ja vajaks üle vaatamist. Ei noh, ma arvasin, et mul ei ole pintsleid, et neid lilli sinna ukse peale joonistada, aga Leenu sahtlist leiab. Küünlad käivad mul kõik siia. Tahaks tegelikult need fotoalbumid võtta siit ära, need on kuidagi lihtsalt kuskil ära peidetud, aga äkki vahel vaataks fotosid või mingid mälestusi. Siin on mu pulmakingad. Okei, loomulikult jääb siia see kõik segadus ja ma pean mõni juurde tõttama. Appega nunnu, ma just lõpetasin kõne, mul helistas. Ma vaatasin, et mul oli 2 vastamata kõnet, helistasin tagasi ja ta kohe vastas, et tere Helen. Siis ma mõtlesin, kes see veel on, mingi vana mees. Ja see oli üks vana härra, kes ostis minult selle kiiktooli siit ära, mis meil oli siin verandal. Ja ta tahtis küsida selle ajaloo kohta. Mul kahjuks ei olnud talle eriti midagi öelda, sest mina samamoodi lihtsalt ostsin selle vanavara butiigist, aga igatahes ta rääkis pikalt, kiitis seda tooli, kuidas see on nii hea tool ja et 5+ tagasiside mulle selle ostu eest ja et kuidas teil lapselapsed käisid külas ja nii tore, et kellelegi ei kiigu see varba peale, et see on see Ameerika stiilis, et on sellise aluse peal, et ta ei kiigu mööda põrandat, vaid tal on alus ja siis selle aluse peal kiigub ja siis rääkis oma lastest ja issand, kui nunnu ma ei või.
aga sorteerimise juurde tagasi, mul läheb päris okeilt, mul on siin juba planeeritud, et nii see läheb aita, kõik on mõeldud, kus need peavad käima. Ja ma tahtsin näidata lihtsalt, kui palju mul on fotosid. Need on Leenu 2 esimest eluaastat. Siin on need, see hunnik. Ja siin on veel. Ma panen selle kõik üksteise otsa ja lihtsalt vaatame. Need kõik. Mul ei ole veel mingit ilusat kirstu nende jaoks. Ma tahaks sellist mingit ilusat karpi. Ma ei tea. Ma olen seda nii kaua otsinud. Ma ei ole leidnud sellist õiget. See ei saa ju olla mingi hiiglaslik, kuhu me selle paneme. See ei saa olla liiga väike, kuidas need fotod sinna mahuvad. Sest et ei ole ainult fotod. Siin on mingid esimesed sokikesed ja mingid asjad ja kõik mälestused ja fotod jah, lähevad siis selle Mooni sünnipäevani välja, et siin on pilt enne sünnitust, enne kui ta magama läks. See on siis viimane pilt ja siis hakkas meil uus ajaarvestus ehk siis järgmine print tuleb juba Leenu ja Mooni. Ma panin laelambi põlema, selle laelambiga oli kusjuures naljakas lugu. Paar nädalat tagasi oli niimoodi, et ma mingil põhjusel mõtlesin ka, et ma panen laelambi põlema ja siis ma lihtsalt seisin köögis ja mõtlesin ja küsisin Assolt, et kust see laelamp põlema käib, sest et mulle ei meeldi eriti laelambid ja ma lihtsalt ei olnud seda nii ammu põlema pannud, et meil kogu aeg on need põrandalamp või mingid sellised meeleolulambid, et see laelamp ma kuidagi hästi ei salli seda. Nii et unustad lihtsalt ära, kus lüliti on. Aga nii, süsteem siis. Mul on siin see mälestuste riiul ja sinna ma siis panen kõik need fotod ka. Siin on minu fotod. Okei, tegelikult need mingid lõngad ja liimipüstoli asjad, ma panen sisustusasjade juurde ja siis ma võiksin fotod panna enda fotode kõrvale. Et siin on siis need 2 mõlemat on sellised fotod ja mingid mälestused ja märkmikud. Vaadake lihtsalt seda väikest punni. Moonil on nii huvitav vaadata, mida ma siin askeldan. Moonist veel fotosid ei ole, aga kõik need juba mälestused ja asjad on, et siin on näiteks platsenta print. Niisugune väike kunst, äkki peaks panema verandale. Jee, vaadake seda. Mul on siin kõik nüüd korras ja isegi tühja ruumi, mida on vaja, sest mul on veel asju kuskil kassides, aga sellest ma praegu ei räägi. Samamoodi nagu me ei räägi sellest pudisahtlist, mis on köögis, mis lihtsalt täitub ja ei tühjene. Samas on loogiline, ma ei tea, kõigil on see pudisahtel ju. Siin on meil lauamängud, raamatud, fotod ja lastemälestused, igasugused mälestused, märkmikud, koerte, mingid dokumendid ja mälestused. Siin sahtlis on Leenu meisterdamise asjad ja igasugused pildikad liiatsid. Siin on dokumendid ja võtmed. Siin on tööruum ja siin on sisustus stuff. Ja ma sain kusjuures selle kapiga korda. Siin kapis on meil tehnika, wifi ruuter ja see mingi telekaboks on ka siin. Siin on sellised kiiresti võetavad asjad nagu mõned küünlad, pastakad, märkmikud, mingi teip ja stuff. Niitnõel ja kõik need. Siin on meil juhtmed, siin on meil mingid lapid ja ühesõnaga, ma ei tea, asjad. See on loogiline, see on ausalt loogiline, mis siin kõik on. Ja siin on paberid ja ümbrikud ja natukene mingid postkaarte. Ja siin kapis on näete ka üks tühi riiul, ootab oma otstarvet. Väga hea. Ja siin on kõik meie maja asjad, info. Siin on näiteks meie see külaraamat, siin on
fotoalbum, kus on kõik fotod selle maja renoveerimise protsessist. Siin on külaliste raamat, mitte meie oma, vaid eelmiste omanike oma, kuhu ei ole kusjuures keegi meie inimestest veel midagi kirjutanud, sest me ei ole seda välja pakkunud, aga võiks. Siin on hästi palju vanu fotosid sellest talust, mustvalged fotod, mis on kogutud ja mingid maja asjade dokumendid veel. Nii et päris hästi. Ja suutsin korda luua ka siin. Siia alumisele riiulile sain kõik meie küünlad ja natukene küünla aluseid. Ja siin on praegu vaaria ehk siis tühi ja natukene mingid sentimentaalse väärtusega asju, nagu näiteks mu pulmakingad ja mingid beebipeoasjad ja mingid minu kogutud kivid ja merekarbid. Ma ei tea. Ei ole praegu oluline, niikuinii seal on ruumi. Ja ülevalt riiuli ma tegin praegu tühjaks täitsa. Ma mõtlesin, et kui nüüd ruumi on, siis äkki sinna saan sättida midagi ilusat. Arvad või? Siin raamatute vahel on mul ilusaid kuivatatud lilli, mida ma saan kasutada siis, et nendesse tühjadesse raamidesse tappida. Aga see jama ootab mind veel ees, et ikkagi tahab 3. kihti. Ei piisanud 2. Ja teeme siis selle teise kihi lakki siia leenuukse peale ka ära. Kiirelt, enne kui nad jõuavad koju. Okei, kuulge, teeme ära. Nad on kohe kodus. Tehtud! Ma olen täna hommikul juba olnud nii asjalik, et sõime hommikusöögi ära, natuke sättisime, hängisime siin ja hakkasin kohe askeldama. Tegin need sahtlid tühjaks, tõmbasin tolmuimejaga põhjad puhtaks, sorteerisin asjad ära ja panin tagasi. Meil on siis, siin on koerte asjad, igasugused snäkid, klikerid, toidupusled, küünekäärid, kammid ja siin on kuivtoidud kassile ja koertele ja siin on riidestkotid ja siin on paberkotid. Nii mõnus on teada, et need on hästi korras. Ja siinpool on meil koerte märgtoidud ja kuigi need sahtlid on tegelikult pigem päris puhtad, siis ma ei saa niimoodi, et ma need tõmbasin kõik puhtaks ja sorteerisin ära ja siis neid ei tõmmanud, sest et ma näen seal paari kübekest ja see mõte sellest, et need ei ole kõik tasakaalus siin sahtlid omavahel. Te peate lihtsalt nägema, kui hästi need pakid sinna sahtlisse sobivad. Need oleks nagu loodud nende sahtlite jaoks või need sahtlid nende pakkide jaoks. Luksukule. Tšau! Ma mõtlesin, et ma ei ole vist päris pikalt tulnud siia teiega rääkima. Et mis vahepeal toimunud on, mis ma viimati tegin. Ma sorteerisin seal kodus kappe. Ma tegin seda veel paar päeva. Iga päev natukene seal organiseerisin. Tegin need köögikapid kõik lihtsalt nii ideaalselt korda. Ma esiteks puhastasin, aga teiseks ma lõin uued süsteemid, mis juba tõestavad ennast, et kuidas nad teevad mu väikeseid toiminguid köögis lihtsamaks. Nii et ma olen väga uhke enda üle, et ma selle ette võtsin ja kohe nagu motiveerib kuidagi olema organiseeritum ja efektiivsem. Ma vaatasin ka hiljuti Instagramis ja YouTube'is on selline konto nagu Majast kodu, üks Hiiumaa pere
pidamine, aga selline jätkusuutlik nagu natukene nagu sahvri pidamine või selline, et no põhimõtteliselt, mis ma sealt võtsin, et ma olen kuidagi motiveeritud järge pidama sellel, mis mul kodus on, mis sellest valmistada saab ja kuidas paremini planeerida seda kõike, et ei oleks niimoodi, et peab tegema emotsioonioste, et oleks kodus ikkagi piisavalt häid kvaliteetseid toiduained olemas. Aga tegelikult ma ei tahtnud üldse siin sellest köögi organiseerimisest rääkida. Kus ma praegu sõidan? Ma sõidan Tapalt klassi kokkutulekult koju. Tapa gümnaasiumi 91. lennul sai juunikuus lõpetamisest 10 aastat. Nii et 10 aastat tagasi suvel ma lõpetasin keskkooli ja nüüd sai siis väike punt meist kokku koos klassijuhatajaga, Sirjega loomulikult. Et meil on selline hästi tore kokkuhoidev lend, et me olime juba kooli ajal sellised hästi kokkuhoidvad ja tegime kõike koos ja suured sõbrad ja pärast lõpetamist oli meil isegi täitsa mitu klassi kokkutulekut, et noh, oleme rohkem kokku saanud, kui võib-olla tavaliselt saadakse, aga siis oli COVID vahepeal ja siis hakkasime siin, kes hakkas, kes ei hakanud lapsi saama ja kõik see kokkusaamine läheb aina keerukamaks, aga täna siis sai see tehtud, saime Tapal kokku meie sellises neutraalses punktis, et alguses ma lootsin, et kõik tulevad mulle sinna Kurla külla, aga ikkagi jäi valituks klassika Tapa kodulinn. Nii et selline mõnus kohalikus restoranis terrassil istumine, mul oli mooni kaasas, kõik said beebit natuke vaadata, teised olid lasteta. Meil tegelikult vist väga paljudel ei olegi lapsi veel, et me oleme sellised alla 30-sed kõik, et 30 piiri peal. Et jah, mina olin siis seal see beebiga pereema ja mul nii kahju, et mul eile kuidagi ei olnud seda aega kaamerat kätte võtta, ma olin lihtsalt nii ülevas energialaengus eile õhtul. Ma käisin pildistamas, mul on üks tuttav, üks hästi armas tüdruk, naine, vabandust, ma enda meelest olen veel teismeline, kes ei lõpetanud 10 aastat tagasi, vaid lõpetas 1 aasta tagasi või midagi kooli. Et üks naine, Kaili, tervitus, ma tean, et sa vaatad seda videot, et meie koerad on vennad, et minu Olli ja tema Bran on mõlemad sealt Tšehhist ühe kasvataja pärit. Ja nemad said siis hiljuti lapsevanemateks ja tema sõbrannad kinkisid talle kinkekaardi minu fotosessiooniga ja ma kohe nii, ma muidu küll hoian tööst eemale hetkel, aga kuidagi, teatud asju ma kuidagi kohe teen elevusega, et kui on toredad inimesed, siis see kohe nagu tõmbab ja see nii tasus ennast ära. Ma sõitsin üksinda Mooniga sinna Rapla kanti, nemad ka kusjuures nii lahe, et natuke siuke sarnane teekond meiega, et meist mõned kuud enne nad ostsid ka maja linnast eemale, no mitte päris niimoodi keset põldu nagu meie, aga ikkagi maakohta ja see nende krunt lihtsalt oli nii ilus. Neil on maja taga on jõgi, kus on sild ja jõesaareke ja see on mingi väike kärestik ja paadisild ja kõik, ja see kõik on nagu nende krundil ja see oli lihtsalt imeilus ja me rääkisime seal ka, kui me seal saarel kõntisime, et enne kui sa oled elanud kuskil korteris või niimoodi, siis saad selle maatüki omale ja see tundub nii ebareaalne, et kuidas saab ühel inimesel, ühel perel olla nagu, et see maa ongi minu oma kõik see muru on minu muru, minu puud, minu jõgi, et see nagu ei mahu pähe, et kui elasin ju korteris, siis oli niimoodi, et kõik, mis on korteri uksest väljas, trepikoda pole enam minu trepikoda, nagu et jah, ma võin sealt läbi käia, aga see ei ole nagu minu koht, minu pesa, aga et
väsinud, et ma olengi sellest eilsest väsinud, kuigi see oli nagu imeline õhtu, et meil oli hästi tore pildistamine, siis sõime koogitükikest ja ta pakkus enda kasvatatud piparhuidist teed ja see oli nii hea, aga siis niigi läks hästi hilja peale, et ma arvasin, et ma jõuan juba sellel ajal enam koju, aga kuidagi aeg lendas, et nii vahva oli meil. Ja koju sõites põllud, teed, aurasid, kuu oli nii suur, taevas oli nii ilus, roosa, oranž, kollane, sinine ja lilla. Ja ma lihtsalt kuulasin muusikat ja mingi mõtlesin igasuguseid mõtteid ja silmad läksid kohe märjaks, ma olin nii laetud, ma nagu hästi mõnus tunne oli, ma olin täitsa täis laetud ja kuigi ma ei suutnudki magama jääda, ma olin nagu siuke elevil ja nii õnne täis, et mu elu on nii lahe ja kõik see ülevoolavs minust niimoodi, et läksin koju ja kohe kodu oli veel kallim ja Asso oli veel kallim ja igatsesin kohe Leinult, et ma ei näinud teda too õhtu, et ta oli juba magama läinud, kui ma koju jõudsime Mooniga 12:30 koju ja siis ma suutsin alles peale 1 magama jääda. Ja hommikul ärkasin, ma ei tea, mul oli siuke tunne, et ma ei saanud öösel kohe hästi magadagi, et ma olin nii elevil, et homme on uus päev, homme on tore päev ja ma näen oma endisi klassikaaslasi ja jälle saan täis laetud ja jälle kuidagi oligi nii, et kuigi nagu unetunde oli liiga vähe, ma tegelikult pean und väga pühaks, uni on kõige tervise alus, kõige tähtsam, peab palju magama ja sellepärast ma tavaliselt magan palju, aga nüüd jäi nagu tegelikult puudu, aga samas olin nagu elevil, et saaks üles ärgata ja täna sinna jälle minna ja mitte jälle, aga et Tapale minna ja oligi nüüd tore käik ja nüüd Asso just helistas, et praegu on mingi seal Kabalas, mis on meil kohe seal kõrvalküla enam-vähem, midagi on seal vist vahel ka mingi teine küla, võib-olla, vist ei ole ka tegelikult, aga et Kabalas on mingi laulupidu, laulutantsupidu ja me lähme sinna, et ma sõidan otse praegu Mooniga sinna ja saame seal kokku ja arvasin, et veedan pühapäeva kõigest puhates, aga ärgates oli ikkagi energialaes ning Assol tuli ka ilusa ilma puhul selline huvitav idee, et läheks Tallinnasse tema vanatädile külla ja loomaaeda. On ju suur elevandi Peppu on seal. Kui mul hästi on kõik, päev on kui peotordi roosiga lõik, vaid siis teeb rõõmu see õis, kui teda jagada teiega võin. Sõbrad mu kallid, ma igatsen teid, jagatud suurem on rõõm, jagatud kurbusest riismed vaid jäid, murest jäi väikene sõõm. Ei ole nii. Keda näeme kõike? Aga me käime hästi kiiresti Troopika maja, siis tuleme tagasi. See pannakse kinni kell 1. okei. On ju niimoodi, et vot. No rääkige veel maa uudised ära, mis sain need tagasi kõik sisse toksitud, no, aga mida ma valesti tegema ei tea, tänapäeval. Vahel ma ei tea, kuidas minna edasi, olen jõudnud siia, aga sellest ei piisa. Ununema kipub vana tõde selavi, elu janu tahab, kus
tea. Looma tuli seal. Jaa. Nii purakad. Nii purakad loomad või? Mis loomad seal olid? Oli. Lehm või? Tere hommikust, meil on esmaspäev, viimane juulipäev, vau, kui lahe, et ma saan justkui selle juuli natukene siin kokku võtta, et homsest hakkab august. Viimane suvekuu justkui. Eile just Assa küsis, et kas ootan talve ka juba ja siis mu vastus oli, et kui kevadel on selline tunne, et suvi võiks igavesti kesta, ma nii ootan suve, suvi on parim, siis tegelikult jõuab täpselt õigesti kohale see tunne, et jah, ma olen nagu valmis selleks, et see tuleb üks hetk, sest igal asjal ongi oma aeg ja need aastaajad vahetuvadki ju niimoodi, nagu nad peavad ja meie kehad ja vaimud on sellega nagu rütmis, et me oleme ju niimoodi kogu aeg elanud ja siis olemegi selleks valmis, kui on selleks õige aeg, et kui on kevad, siis ilmselgelt me ei taha seda talve nähagi, aga kui suvi hakkab läbi saama, mitte et see praegu nagu juba hakkaks, aga kuidagi hakkab kuskilt kaugelt koitma see sügis, et mingid väikesed märgid on, et õues olles saad kohe aru, et ega juunikuu enam küll ei ole, et suvi on juba kestnud ja looduses on sellised pisikesed märgid. Vot, aga meie möödunud nädal või noh, mis me siin siis oleme teinud, et ma arvan, et saab kokku võtta sellega, et on hästi palju organiseerimist, aga samas kaost. Et 2 sellist vastandit on vist siin selles videos kuidagi läbi käinud, et organiseerime ja tekitame selle kogu seiklemisega sellist õnnelikku kaost, et kuidagi on hästi palju energiat ja kõike, et seigelda ja proovida ja käia ja uusi asju teha, et Leenu ja Mooni käisid mõlemad esimest korda loomaaias. See oli siis nüüd eile, aga alustame nädala lõpust, et kus me pooleli jäime, ma seal organiseerisin neid kappe, eks ole, köögis natuke ja ma paari päeva jooksul tegin seda veel, tegin hästi korralikult, ma vist juba rääkisin sellest. Ma mõtlesin, et ma järgmine kord näitan selle köögi ette, et siin me oleme päris pikalt juba vist lobisenud ja näidanud kõike, et järgmiseks korraks ka midagi. Et tegin selle ära ja siis jõudis kätte reede. Ja reedeks oli mul selline plaan. Plaan oli ainult selline, et ma lähen Raplamaale pildistama, aga tegelikult spontaanselt tuli Diana-Liina ja Kristo jälle külla. Ma vist ei teinud ühtki klippi või ma ei tea, kui ma Kristo käest midagi saan, siis siin nad on. Ja see oli hästi tore, hängisime siin jälle. Ja ära sikuta Leenu emmet. Meil tuleb kleit sellest ära. Ma olen siin kodukleidis jälle tagasi. Vana tuttav vaatepilt, seesama kleit on mul see suvi kuidagi kogu aeg seljas olnud. Et hängisime siin siis meie juures. Ja peale 5, kui Assu koju jõudis, siis sõitsin mina sinna Raplamaale ja nagu ma juba rääkisin, seal oli hästi tore õhtu, ma sain veel rohkem täislaetud, ma ei tea, kus see energia mul juba enne tuli, sellepärast et Mooni sai siis 18. juuli sai ta 3-kuuseks ja siis ta hakkas, Leenu ära sinna poole mine, sealt see kukub alla muidu. Ja siis ta hakkas harjutama keeramist. Ja nüüd mul on tunne, et viimased nädal aega ta selle keeramise katsetamise pärast öösiti ärkab mitu korda ülesse. Et Leenu, mine hüppe jänkuga. Mine hüppe jänkuga praegu. Ja me räägib siin juttu.
et ta seal nihverdab ja keerab ja tahab ennast kõhuli ja teeb mingeid ringe seal ja siis ta ärkab selle peale üles, seal vigiseb ja noh, ma siis imetades kohe niimoodi magama edasi, aga selliseid minutiks üles ärkamisi on selline tunne nagu kogu aeg ärkaks, aga tegelikult ma üks öö suutsin isegi lugeda, tavaliselt ma lihtsalt kohe uinun nii kiiresti, et ma ei pane tähelegi, et ma ärkasin või noh, ma kuidagi lihtsalt tajun seda, et jaa, ma ärkasin, aga ma ei mäleta sellest eriti midagi. Aga üks öö ma lugesin, siis oli vist, et 3 või 4 korda ikka ärkas ülesse. Ja magasime siis kohe edasi. Leenu, emme filmib siin, vaata. Emmel on siin see kaamera. Ära sinna poole mine. Ole ahvuga seal pool, vaata. Mine sõida temaga vankriga koos. On ju, pane ta vankrisse. Leenu oma nukkude riietamisega, jah. Jah, Mooni siis on meil selline nihverdis nüüd. Suur jutuvaunik ja füüsiliselt hästi aktiivne, et nüüd on siis need ajad möödas, kus saad kuskile diivanile panna, et nüüd ta nagu keerutakse ennast diivanilt maha. Sa tuled kohe tagasi jälle. Sa tuled kohe tagasi. Istu siis emmega ilusti siin. Ja nii, käisime Mooniga reede õhtul Raplamaal, kus oli väga tore. Siis sain sealt veel suure energialaengu. Mul see jutt jäigi sinna, et ma olen öösiti kuidagi selline tunne oli, et ärkasin hästi palju viimasel nädalal ja et oleks tahtnud rohkem magada ja siis ma lootsingi, et ma reedel äkki saan magada, et kauem, et ma ikkagi pean õhtul sinna pildistama minema. Ja oligi, et Leenu magas 1,5 tundi kauem kui tavaliselt. Tavaliselt ärkab koos Assoga enne mind. Ja siis saingi ennast mõnusasti välja magada. Ja laupäeval, mul oli klassi kokkutulek, mis oli ka suur plaan juba. Muidu on selline tunne, et kuidas kõike seda korraga ühele nädal. Kui ma oleks ette teadnud, et need kõik asjad tulevad ühel nädalavahetusel, siis ma oleks juba ette ära minestanud vist, aga kuidagi tulid need kõik asjad nii orgaaniliselt ja vaadake, ma ei tea, kuidas mul see mõttelõng siin üldse saab joosta niimoodi. Et istu ilusti. Ja laupäeval oli siis klassi kokkutulek Tapal, hommikutse ma siin sättisin. Asso läks Leenuga seiklema, nad käisid kuskil Aravetel võrkpalli vaatamas ja käisid Asso vanavanemate juures. Asso vana. Ma ei tea, mul aju ei tööta praegu. Ja siis mina olin seal Tapal ja õhtul kella 7 ma tulin tagasi ja siis me läksime Kabala laulupeole. Kohalik laulupidu meil siin. Käisime, hängisime niimoodi natukeseks. Ostsin sealt isegi kohalikku keraamikat. Ma mõtlesin, et ma äkki... ma näitan ka järgmine kord siis. Mis huvitavaid asju ma siin olen ostnud ja mis ma eile sealt Eklektikust ostsin. Ja ära pane jalgu sinna, Leenu, see muidu kukub. See hakkab muidu rappuma, see tool. Ja laupäev käisime laulu peal ära, tulime koju. Ma ütlesin, Asso küsis, mis meil homme plaanis on. Ma ütlesin, et mina kavatsen päev otsa magada. Lihtsalt Mooniga kaisutada, pikali olla. Aga siis me ärkasime pühapäeval üles eile. Ja nii ilus ilm oli. Ja ma olin kohe jälle energiat täis. Ma isegi tõusin päris vara püsti. Asso ütles, et sa pidid ju magama. Aga siis ma ütlesin, et nii ilus ilm on, ma ei saa kuidagi selline tunne, et tahaks midagi teha. Ja siis ta ütles, et lähme Tallinnasse äkki tema vanatädile külla ja loomaaeda. Ja siis ma olin nagu siuke pakkumine, et see on küll... esimene reaktsioon oli, et appi. Ma mõtlesin äkki pakkuda, et lähme mingi korraks kuskile sööma või midagi, aga ma umbes 5 sekundit mõtlesin ja siis oli need, okei, aga kutsume mu õe ja ta pere ka. Ja nemad olid ka nõus. Ja siis me läksimegi Tallinnasse ja käisime loomaaias. Olime seal 3 tundi, Leenul oli nii huvitav. Käis esimest korda siis Mooniga mõlemad loomaaias. Ja
nii hull kokkusattumus lihtsalt, et Jana-Liina ja Krista olid samal päeval seal. Et ma ei tea, mulle vaata nii meeldivad sellised kokkusattumused ja see on lihtsalt, mul nagu ei mahu see pähe, kuidas see võimalik on. Et Frankil ei olnud küll esimene kord loomaaias, aga noh, sellises vanuses nagu kus ta on teadlik, kus ta on loomaaias ja mis need loomad on, oli tal esimene kord, nii et justkui oli meil kõigil lastel esimene kord käia. No 3 oli kindlalt ka paberil esimene kord, aga jah, siuke lahe kokkusattumus. Ja siis me käisime Asso vanatädi juures ja käisime lihtsalt kiiresti toidupoes ja tulime koju ja natuke istusime siin ja magame. Ma läksin eile isegi, läksin enne 9 voodisse ja jäin vara magama. Nii et, ja ärkasin kell 8, nii et ma magasin vist 11 tundi. Noh, kui need moonipaar või mõni ärkamist neid mitte arvestada, aga ma ei mäleta üldse mingeid ärkamisi. No kindlasti olid, aga ma ei mäleta üldse. Nii et tegelikult sai välja puhata, et oli aeg küll rutiini tagasi tulla, sest noh, esiteks vaimselt ja füüsiliselt on see kõik väsitav ja siis suur asi, mille peale alguses ei tulegi, on see, et toitumine läheb küll ju veits paigast ära, et pole aega midagi haarata või ei saa midagi ja siis ainuke võimalus mul on mingid friikartulid ja mul ongi selline tunne, et ma sõin absurdselt vähe see 2-3 päeva ja see, mida ma üldse sõin, ei olnud, noh, kalorid olid, aga toitained küll ei olnud, nii et mul oli kuidagi eile õhtul juba siuke tunne, et ma ei tea, kust saaks mingi asja, kus on kõik toitained sees ja andke mulle tagasi. Aga nüüd ongi siis esmaspäev käes ja saab tagasi rutiini ja siis saab vaikselt toituda normaalselt, tervislikult. Ja saab selle enesetunde tagasi, et mul lausa õhtul eile pea valutas, ma tundsin, et see on selline nälja toitaine puuduse peavalu, et oli aeg, oli lõbus, aga oli aeg tagasi tulla sellest õnnelikust kaosest organiseeritusse. Ja siin me nüüd oleme. Rahulikult puhkame. Ma ei tea, kas me väga siin õuegi lähme, noh, Leenut ma jalutan ikka õues, vankris, lõunaunne iga päev, aga tundub, et on selline natuke vihmane ja võt, ma ei teagi. Ma arvan, et siis näeme järgmine kord ja teate, ma ütlen teile, pange videole like ja pange subscribe või kuidas eesti keeles, et pange jälgin sellele kanalile ja ma rääkisin teile Instagramis ükskord, et ma ei saanud seda YouTube'i partnerprogrammi, ma ei saanud seda tööle, aga reaalselt 2 päeva hiljem ta hakkas mul tööle, ma isegi hullult ei üritanud, ma lihtsalt vajutasin sinna kogemata ja siis vaatasin, et mul on võimalus nüüd nagu registreerida ennast sinna ja siis ma tegin seda, mõtlesin, et vaata, mis saab ja siis nüüd mul ongi võimalus mingid sendid nende videote eest taskuraha teenida, nii et kui te viitsite, siis ma ei tea, kas neid reklaame peab vaatama või mis nendega tegema peab, aga ma ei tea. Ühesõnaga, thanks, et siin olete ja aitate mul umbes nädalas 20 senti teenida. Ei, see ei ole tegelikult oluline, aga tore on ikka, kui te elate kaasa ja lisate kommentaare ja kirjutate mulle ja mul on selle üle väga hea meel, et sellised tuttavad näod on mul siin tekkinud, keda ma alati näen, keda ma tean, kes vaatavad videosid ja saan teid tervitada. Nimepidi mitte, aga teadke, et ma tervitan sind tervitan. Okei, ma jahun siin nii kaua, tegelikult ma olen väsinud ja ma ei teagi.
Leenu, tuled ütled ka tšau või? Tule siia emme juurde. Oot, näe. Tule siia. Tšau, näeme järgmine kord. Ja, täpselt.